Tere kõigile! Tere ka minu poolt. Täna on meil väga palju teemasid, nii et hakkamegi kohe pihta. Ja alustame võib-olla siis sellega, et ega põllud on üldjoontes lumest vabad, põllumeestel kindlasti siin nii-öelda sõrmed juba sügelevad, et mis on sinu soovitused võib-olla neile ja mis see põllupilt üldiselt praegu on? Põllupild üldiselt tegelikult üle Eesti on üpriski hea, et talv oli küll meil circa 2 kuud siin püsivat miinust, aga sellist vahepeal sula ei olnud, lumikate oli hea kohev ja tegelikult talvitumine võib öelda, et 100% öelda ei saa, kindlasti on siin sellised veekahjusid ja mõned põllud, mis on natuke pihta saanud, kuid üldpilt on ikkagi selline 98% on ikkagi kõik talvitunud ja põllupilt on ilus. Jah, kevad ei ole küll päriselt alanud ja talv ei ole veel täielikult lõppenud, et me oleme ikkagi üle selga saanud, et saba on jäänud, aga selline esimene suur oht on ületatud, et kindlasti võib siin visata natukene vimkasid, kuid üldpilt tegelikult on ilus põldudel. Et keltse selline on igalt poolt läinud, kindlasti kuskil metsaaetes ja sellise varjulistumas kohtades võib teda leida, kuid üldpilt on jah. Ja kuna lund palju on, liigvett ka tegelikult ei olnud palju põldudel. Okei, aga mis sa nagu esimese asjana võib-olla soovitad põllumeestele, et kelle siin juba nii-öelda jalg tatsub ja näpud sügelevad, et? Esimene asi jah, et ütleme siin, täna on meil kuupäev on 18. 2 päeva pääst võib ametlikult tegelikult hakata väetist panema põllule, kui ei ole püsivat lumikatet ega jääkatet, kuid tegelikult mina soovitaks ikka siin, et usaldage seda põllumehe nii-öelda maamehe või põllumehe tarkust ja vaadake põllule otsa, hinnake olukorda, vaadake ka ilmateadet, et kuidas ilmateatega on, mis on ilm tulemas, et tihti lugu ka tark ei torma, et kindlasti võtke sellist kainet mõistust otsustamisel, et kohe vaadata, kuidas on, et siin ilmateade lähenevaks 2 nädalaks väga suuri sooja ja ei näitagi ikkagi pigem ma ütlen tänase seisuga, et natukene oodata. Okei, ja tegelikult kui oodata, siis ega kevadkülvid ka ju tegelikult ikkagi lähenevad järjest on ju, et see, mis ei eelmine aasta või talvil alla panemata või siis mis on vaja üle külvata, et kuidas meil seemnetega lugu on, et räägi sellest ka natuke lähemalt. Jah, et kasutage seda viimast aega, mis nagu juba ütleski, et vaba on, et võib-olla natuke planeerimiseks ja mõtlemiseks, ega kevadkülvidki kaugel ei ole, et seemnete valla poolt, et täna on tegelikult olemas kõiki seemneid pakkuda, nisud, suvinisud, suviodrad, kaerad, herned, muad, suvihapsid, et kõik on tegelikult olemas. Kindlasti planeerige, kui me vaatame siin näiteks hinnastamist, kindlasti eelnevatel aastatel on kaer väga populaarne olnud oma odavate sisendite ja suhteliselt kõrge hinna poolest, et aga täna ikkagi kalkulliga läbi praegust hinda vaadates ja võib-olla ka tulevikku vaadates, et tegelikult oder nagu natukene kalkuleeriks paremini. Jah, see hinnavahe söödanisuga on ikka üsna väike, vanasaagil täitsa olematu on ju. Et seal sellisel juhul, et kellel tõesti on külvamata, et see oleks nagu mõttekoht näiteks just oda puhul ja kindlasti oda puhul valiku puhul, et vaadake ka seda, et mis on teie siis koristuskonna ja mis on järgi külviplaan või külvikord, et mis sinna järgi tuleb, et kas valida siis varajane või hiline oder, et näiteks varastest on Praage, mis on üks ka varasemaid sorte Eestis, et sinna saab ilusti talihapsi järgi küllalt ei ole probleeme. Hilistest sortidest on näiteks Prospekt, mis on nii-öelda selline meie vana tuntud Irina siis nii-öelda edasiarendus. Üks vanematest ongi Irina näiteks nendel sordil. Et seda kindlasti mõelda ja suvinisudest samamoodi. Et selline hiline sort ja ka toidunisort on näiteks Linnea meil, mida võiks külvata nii-öelda ja mõelda, et seda lihtsalt läbi mõelda ja kindlasti kõik on olemas. Kui on küsimusi, helistage, kiirutage, saame arutleda, mis oleks see sobiv asi, mis teile sinna külvi kohta sobiks. Aitäh, Kaarel, sulle sellise esimese sissevaate eest ja kevadesse. Tänan ka sind, Urbo, ja edukat hooaega kõigile ja peatse kohtumiseni. Tere, Marge! Ja, tervist! Aga lähme kohe turgude juurde, et see on kõige põletavam asi, nagu nii, mis põllumehi täna vaevab, et mida me siis täna vaatama peame ja mis see kõige olulisem on? No kõige olulisem ikkagi energia, kõik see Lähis-Ida pinge on ikkagi seotud puhtalt naftaga ja see puudutab tegelikult meid kõiki ja see tuleb ka tavameediast iga päev, nii et nafta hind on väga volatiilne, vahepeal oli ta tugevalt üle $100 barrelist, siis vahepeal alla. Täna me alustame päeva ka natukene üle 100, nii et see on ka väga kõikuv ja selles tuules on liikunud siis ka tegelikult teised toorained.
nii et praegu ongi väga huvitav ju vaadata, et kuhu see maailm liigub ja analüütikud muidugi näevad siin erinevaid stsenaariume. Peamiselt on 2, on ju? Ja peamiselt me võime öelda, et 2, et suures pildis võime öelda siis, et kas turud langevad või tõusevad, aga antud momendil on küsimus selles, et kaua siis ikkagi see pinge seal käib ja kaua siis see lahendamatu olukord seal püsib. Ja on muidugi siis 2 stsenaariumit, nii-öelda lühike stsenaarium, kas siis lõpeb kiiresti ära, aga see on ikkagi jäänud nüüd natukene venima. Ta on jah jäänud venima, ega ta kiirelt enam ei lõpe. Nüüd on küsimus, kas nüüd kestab veel nädal või 2, on ju? No just. Jah, et ikkagi osad arvavad, et peaks ära lõppema siin märtsiga ja teised näevad, et see võib jääda ikka pikemalt venima. Ja nüüd sellest johtuvalt siis on tegelikult ju 2 stsenaariumit, eks ole. Et kui lõpeb kiiresti ära, siis turud normaliseeruvad, nafta tuleb alla, jätkatakse nii-öelda tavapärast elu. Ja siis suurt mõju nagu pikaajalist mõju ei ole. Just. Teine versioon on siis see, et kui see jääb nüüd pinge õhku, nafta hind alla ei tule, jääb ikkagi volatiilseks, siis sellega muidugi kaasneb olukord, kus ühelt poolt on kõrged hinnad, teiselt poolt aga majanduslangus ja see muidugi tähendab ka meie turule väga halba. See tähendab, et nõudlus langeb, nõudlus kaob üldse ära, eks ole, ainult minimaalselt. See tähendab, et surve hindadele jätkub ja nii-öelda eksportida on veel raskem. Jah, ja samas on surve ka ju laevatushindadele, et need kipuvad ikkagi kõrge hinna tõttu ikka üles minema. Ma mõtlen just kõrge naftahinna tõttu. See juba praegu on. Ja. Ütleme niimoodi, et praegu me näeme, et laevatushinnad on tõusnud kuskil 20% ja see on nagu üüratult suur hüpe. Et me võime nüüd arvestada, et isegi kui me näeme, et futuurid on tõusnud ja seda nad on, me pärast poole näitan ka graafiliselt, siis üks komponent, mis selle tõusu nagu ära sööb, ongi tegelikult see sama laevatushind, et laevad peavad liikuma lihtsalt kallima hinnaga tonni kohta ja see on võtmeküsimus praegu üldsegi nendele, kes siis eksportida tahavad või üldse laevatada tahavad. Ja ega nendel on ka väga keeruline, kes ei ole näiteks enne oma laeva näiteks kinni löönud, lukku löönud, eks ole, ja nüüd nad peavad tulema oma kaubale järgi, aga vahepeal on hinnad üles läinud. Nii et ühesõnaga väga huvitav olukord teise külje pealt meie jaoks nagu väga kahjulik hetkel. Ja kui siit nagu edasi vaadata, siis muidugi, mis on veel mõjutanud, euro-dollari kurss. Ja see on nüüd alla tulnud, on ju? Et see on nüüd, ütleme, vastupidiselt olnud meile toorainete turule hea. Et kui me vahepeal rääkisime siin, et olime kursiga seal 1.18 ja isegi suunaga 1.20, eks ole, siis nüüd meil oli vahepeal juba 1.14 ja tehniline pilt näitas ka seda, et kui me murdume alla 1.14, siis me võime isegi sealt minna nii-öelda 1.10. See tähendab, et see on jälle viljaturule hea, mida nii-öelda nõrgem siis euro nagu dollari vastu on. Et seda rohkem meil konkurentsivõimet on, aga see on jälle kõik ära söödud teiste tegurite poolest. Et isegi kui nisu futuuri hinnad on tõusnud ja ma panengi seal nüüd graafika ette, et ega me näeme ise ka, et kui me siin alustasime, olime siin veebruaris, siis Matif oli seal õrnalt 190 juures, 180 juures ja täna vana saagi oma on seal 205-210 ja uue saagi futuurid veelgi kõrgemal, et see hüpe on olnud selline 25 eurot. Aga seda meil tegelikult täna hindades ei ole. Sellepärast, et nagu mainisin, et kõigepealt euro-dollar, siis laevatushinnad ja muidugi nii-öelda see füüsilise nisu hind. Turgudel ei ole nii palju tõusnud, ta on tõusnud, tõsi. Näiteks Venemaa nisu on tõusnud seal 235-lt 241 dollarile tonnist, Argentiina nisu on tõusnud ka selline $7-8, aga mitte piisavalt, et see tähendab, et jälle väga lihtne loogika, ega fundamentaalselt ju ei ole ju mingit muutusi olnud. Nisu on piisavalt eksportijate laos ja kes tahavad osta, nad teavad ja nad ootavad, vaatavad, kuna see pinge nagu maha saab ja siis ostavad ja nad ei ole praegu tõstnud oma ostuhindasid. Nii et sellest lähtuvalt need vastus ka paljudele nendele küsimustele me isegi oleme saanud, et kuidas nii, et täna läks Matif piltlikult 5 eurot üles, eks ole. Aga reaalhind ei tõusnud. Aga reaalhind ei tõusnud, võib-olla vastupidi. Ja just see peegeldabki seda pilti, et kahjuks füüsiline hind ei ole nagu kaasa läinud. Nii et selle koha pealt isegi see väike hüpe, mis on siin tulnud, et see on hästi, kui on need põllumehelt ära kasutanud selle
väiksegi hüppe siin nüüd viimasel nädalal. Palju me muideks nüüd siin viimastel päevadel oleme fikseerinud, mis sa arvad, et kui palju nüüd põllumehed näiteks ka uut saaki on pannud juba kinni? Jah, et ega siin see fikseerimine enne seda nii-öelda konflikti seal Iraanis ei olnud ju üldse väga suure hooga ja siis, kui see nii-öelda jama seal pihta hakkas, siis see andis tõuka ka põllumeestele. Tänaseks võib öelda, et ma arvan, et circa 10% on põllumehed oma hinna ära fikseerinud USA-gist. Pluss miinus on ju, aga ma arvan, et väga paljud praegu ikkagi ootavadki seda, et nüüd on mingi ports on pandud ja nüüd oodatakse, et ehk tõuseb veel nüüd edasi ja seda me siis nüüd elame näeme, et kas see siis on lühiajaline või pikaajaline. Pikaajalisuse puhul siis võib ikkagi loota ka, et hinnad lähevad ülesse poole. Jah, et kui pikaajaline nüüd ütleme, see stsenaarium tuleb, siis ikkagi nähakse, et futuurid võivad veel tõusta. Ja muidugi üks muutuja ka, mida kindlasti tuleb mainida, et kuidas siis nii-öelda spekulandid või ütleme siis fondid on tegutsenud selles tuules. Veel enne, kui päris raketid hakkasid lennama, siis fondid juba hakkasid panema vaikselt oma positsioone kinni. Enne tuletame meelde, nad olid ju tegelikult lühikeses positsioonis, nad panustasid ainult langusele, nad tegid seda täiesti õigesti ja kui seal Lähis-Idas ikkagi hakkas kuumemaks minema, nad hakkasid siis riske vähendama ja tänases olukorras on nad täiesti ümber pööranud oma positsioonid ja täna on kõikides, võime öelda siis toorainetes absoluutselt pikas positsioonis, nad panustavad tõusule ja kui nad selle positsiooni kiiresti ümber vahetasid, nad tegid jälle väga õigesti, et tahaks ise neid tarku mehi näha tegelikult, kes seal siis taga istuvad ja need otsuseid teevad. Jah, ega see tegelikult positsiooni vahetus tegelikult toimus nii vaikselt, et ega sisuliselt ei saanud aru ja üsna kiiresti tegelikult ja see mõju hinnale, reaalhinnale tegelikult ei olnudki väga suur. Ta oli olemas, aga mina ütlen ausalt, mina imestasin, et see käis nii kiiresti ja nii vähese mõjuga. Täiesti õige, sellepärast, et kui hakatakse vaiksete sammudega panema, siis see mõju on hästi väike, aga nad tegid seda väga suurel skaalal, aga see mõju ei olnud üldse see, mida võis arvata. Nii et siin nagu kahte pidi, et ju siis turg ei olnud veel valmis sellist suurt hüpet tegema. Ja täna me näemegi, et fondid ostavad naftat, igasugused metalle, raha maailmas on nii palju, nad panevad seda siis igasugustesse futuuridesse. Nii et täna me saamegi öelda, et fondid on üle 2 aasta kõige pikemas selle positsioonis ja panustatakse tõusule kõikides toorainetes. Nii, aga lähme siit võib-olla konkreetsemaks. Vaatame nisule kõigepealt otsa, et mis meil nisu juures on, et siin on laojäägid ja tegelikult kuusaga prognoosid on ju tehtud vähemalt esimesed, et mis seal siis nii-öelda uudist on või mis seal toimub? No kõigepealt, nagu enne mainisin ka, et isegi kui meil on siin geopoliitiliselt väga terav, siis iseenesest fundamentaalis ju ikkagi meil muutusi ei ole, et meil on seda nisu ladudes piisavalt ja laojäägid jäävad kindlasti väga suured ja mis tõstetakse nii-öelda siis uude hooga edasi. Nii et isegi kui midagi siin peaks ilmaga minema viltu, siis jälle laojäägid on globaalselt suured, nii et ostjad saavad olla ühtepidi nagu rahulikud. Aga mis info on nagu juba siin kokku pandud, arvestades kevadest, et võib-olla alustame siis kohalikust, et kõigepealt tõesti põllud on igal pool head, nagu Kaarel ütles ka, et ka meil Lätis, Leedus on ka väga ilus pilt ja kui nüüd järjest lõuna poole minna, siis prantslased ju ja seal lõuna pool üldse külvatakse juba hooga. Prantslased on juba 50% nisust külvanud, Oder on praktiliselt juba külvatud ja Talinisu põllud on ikkagi 84% on kas heas või väga heas korras, et kui see eelmine aasta oli 74, nii et tegelikult suures pildis algab aasta siin Euroopast ka päris hästi. Ja kui ilmakaarti vaadata Euroopas, siis võime kiirelt öelda lihtsalt, et tõesti lõuna pool võib-olla on vaja rohkem päikest ja vähem vihma ja meil siin põhja pool on just vaja rohkem vihma ja sest Leedus on ka tegelikult kuiv. Et ka ilmakaart seda tegelikult näitab, et on vaja siia kanti rohkem sademeid. Ja kui vaadata üldse nagu sellist globaalset pilti, siis on tehtud ka sellised esimesed prognoosid, et kõigepealt Euroopa juurde veel tagasi hüpates, et kui palju on siis näiteks talinisu külvatud, siis esimesed prognoosid näitavad, et on ütleme suures pildis samasugused hektarid külvatud kui eelmisel aastal, aga kõige suuremad riigid nagu prantslased on näiteks rohkem natukene külvanud talinisu ja just selline Bulgaaria, Rumeenia, et ka nemad
nemad on külvanud ka siis sama palju või natukene rohkem ja nemad eelmisel aastal väga hästi õnnestusid. Ja kui vaadata globaalset pilti, siis eriti siis nii-öelda eksportivad riigid, et kui palju sealt poolt on siis oodata saaki ja kui lüüa siis numbrid kokku, võtame siis Euroopa ja Ameerika ja Austraalia, siis esimesed prognoosid, kui panna nii-öelda tabelisse, siis nähakse, et võib tulla selline võib-olla 20-22 miljonit tonni vähem nisu võrreldes siis eelmise hooajaga. Me peame silmas pidama seda, et eelmine 25 hooaeg oli absoluutne igal pool, väga hea õnnestumine ka. Et võib-olla sellepärast ollakse natukene tagasihoidlikumad oma prognoosides. Tuleb meeles pidada seda ka, et väetised on kinni, ei liigu praegu. Hinnad on kõrged. Hinnad on neil väga kõrged, siis sama asi, et kui palju ikkagi pannakse väetist globaalselt. Kui igaüks nüüd mõtleb ka, et kas ta paneb vähem või rohkem, eks ole, et ega samamoodi mõtlevad ka paljud, aga väga suurtes riikides nad ei saagi praegu väetist õigel ajal kätte. Et kui me oleme siin mitu aastat tegelikult rääkinud, et see kevadine logistika on alati üks selline väga terav küsimus, siis sellel aastal ongi nüüd kõik need riskid realiseerunud ja väga paljudes riikides on põllumehed tõesti väga hädas, sest neil pole lihtsalt midagi. Ja sellega ja arvestades neid riske ongi siis nähaksegi, et see saak võibki jääda selline võib-olla eelmise aastaga võrreldes 22 miljonit tonni vähemaks. Samas tulevad head ja kõrged laojäägid ka, nii et suures pildis tegelikult mingit katastroofi kindlasti ei tule, vähemalt hetkeseisuga. Just, et kui me nüüd vaatame nagu seda tabelit ja näeme, et siit nüüd tuleb vähem nisu, et siis läheb hind, ma ei tea, 250 või 300 peale, et kindlasti mitte, et siin tuleb rahulikult vaadata ja neutraalselt asjale otsa, et kõigepealt meil ei olegi ju seda saaki veel, need on esialgsed sellised prognoosid ja turg ei ole valmis mingit väga kõrgeid hindasi vastu võtma, nii et ega seda hinna tõusupotentsiaali tegelikult niimoodi ei nähta, et pigem ollakse praegu neutraalses positsioonis. Võib-olla on see nagu teise külje pealt jälle nagu ka väike positiivne märk, et vähemalt ma tahaks loota, et me ei lange kuskil väga madalale. Lange väga põhja jälle, nagu me siin vahepeal käisime ja olid väga valusad numbrid, nii et võib-olla see natukene hoiab nüüd seda taset siin, kus me oleme jõudnud siin 180-200 vahel, et ütleme, et hinnast muugal, et võib-olla see hoiab siis ära. Ja võtame siia jutti järgi kohe ka maisi, mis on ka üks väga oluline kultuur maailma mõistes. Ja, et mais on ju väga oluline ja nüüd on tähtis see, et varsti hakkab USA külvama ja see tuleb kindlasti pilti. Mis puudutab Ladina-Ameerikat, Lõuna-Ameerikat, siis seal töö käib. Väga infot sealt läbi ei ole tulnud, aga nüüd järjest olulisemaks muutub just USA külviaeg, et see tuleb nüüd meil lähiajal fookusesse. Kõige odavam mais on ikkagi praegu Argentiina ja Ukraina. Euroopa pool on ikkagi sama seis, et ega Euroopast väga seda maisi saada ei ole, sest eelmine aasta tegelikult me Euroopas ju ebaõnnestusime maisiga. Nii et siin peabki vaatama, et kuidas uue saagini Euroopa maisiga hakkama saadakse, aga nüüd kui Argentiina seal nüüd hakkab koristama, on kuskil seal 10% peal teadaolevalt ja neil tekib see surve müüa, et see kindlasti näiteks puudutab Lõuna-Euroopa riike kõvasti, et eelmine aasta ka näiteks hispaanlasedki väga palju importisid just Lõuna-Ameerikast maisi, et see oli jälle meie regioonile nagu halb, sellepärast et söödanisu jälle pidi konkureerima selle odava maisiga Lõuna-Ameerikast. Sellel aastal on natukene teine, sellepärast et laevatushinnad on nii palju kõrged, et ta ei pruugigi siia kalkuleerida, nii et need on kõik omavahel seotud, et seepärast räägime seda suurt pilti ka alati siia kõrvale. Ma tuleks siit maisi lõpust siiski korraks nisu juurde tagasi, et me ei ole tegelikult rääkinud Aafrikast, et Aafrika tegelikult ju ei ekspordi on ju, aga kuna nad on impordijad, siis tegelikult väga palju sõltub nende import sellest, kuidas neil endal nisu kasvatusega läheb. Et kuidas meil, ütleme, meie partnerid siin Marokos näiteks, et kuidas sealpool see asi on? Ja see on väga hea, et sa seda küsid, sellepärast, et sellel aastal praegu nähakse, et Aafrikas on ilmastikutingimused ka olnud väga head ja soosivad. Nii et Marokko, kes on meile väga oluline partner on, et me ise ju ka ekspordime sinna, siis sealt nähakse, et kui nad tavapäraselt on tootnud kuskil selline 3 miljonit, 3,5 miljonit tonni niisu, siis sellel aastal prognoositakse lausa 6 miljonit. See tähendab meile aga ainult halba uudist
ühtepidi, et meil on jälle üks aken väiksem, kuhu saab siis eksportida. Nii et ühtepidi rõõmustame nagu siis kohalike üle, teisalt on meil endal üks nii-öelda sihtkoht väiksem, kuhu me saame siis eksportida. Nii et see oli hea küsimus sinult. Jah, no midagi teha ei ole, et on ka niipidi. Aga jätkame võib-olla siis soja ja rapsiga või õlikultuuridega, et kuidas meil soja juures on? Ja, et tegelikult need õlikultuurid on väga suures fookuses, et paralleelselt tegelikult ka siis nafta hinna tõusuga on üles läinud ka õlikultuuride hinnad ja graafiliselt väga selgelt näha, et väga kiirelt üles puhtalt mõjutatud siis kogu selle õlikultuuride kompleksina ja näeme ka, et väga teravalt on siin üleeile kiirelt alla tulnud, sellepärast et jälle siin suured tehingud, nii-öelda USA president ja siis Hiina esindus pidid kokku saama, lükati seda ka edasi ja selle ümber käib tegelikult väga palju nagu omakorda juttu, nii et ega see selline poliitiline jutt on ka siia hindadesse sisse kirjutatud ja seda me graafiliselt ka näeme. Aga fookuses on tegelikult suurelt osalt ikkagi Lõuna-Ameerika. Täna Brasiilia koristatud on kuskil selline ümmarguselt 60%, kui me võtame üldiselt Brasiilia. Aga Brasiilia on ju meeletult suur maa, eks ole. Ja seal erinevates piirkonnades ollakse erinevatel tasemetel koristustelt. Saagikus on praegu väga hea ja prognoositakse ikkagi erinevatel andmetel siin 177 ja 178 miljoni tonni juures seda soja, absoluutselt väga suur saagikus. USDA raport näiteks viimastel andmetel prognoosib selline 180 miljonit tonni. Nii et sealt on oodata väga palju seda soja ja Brasiilia miinuseks on see, et nende infra ei ole veel jõudnud järgi. Et seda soja tuleb palju, aga nad ei suuda seda nii-öelda ei laevatada, ei vedada ja neil pole piisavalt ka laoruume, nii et sealt see surve tegelikult ühtepidi, et ära müüa on väga suur ja seda on näha ka tegelikult hindades, et ütleme, et kui me enne rääkisime nisu puhul, et kui futuurid lähevad ülesse, siis hind ei ole võib-olla üks ühele ülesse läinud, siis soja puhul on tegelikult analoogne lugu, et futuurid lähevad üles, aga päris hind, reaalne hind ei tule kaasa. Täpselt nii, sellepärast, et surve müügile püsib, nii et see hind, mida me ka siin Muugal näeme, hind on muidugi üles läinud igal juhul, et Muuga hind on ka siin juba seal 400 juures, väga suur hüpe on olnud, et tegelikult ta võiks olla või peaks olema palju suurem, aga tulevad jälle teistsugused nüansid siis seal mängu ja surve ikkagi hindadele püsib, et sest palju soja on sealt tulemas ja seda sojajahu, mida meie siis siia Euroopasse ka impordime, siis nüüd ongi oleneb ka sellest, et millised stsenaariumid siin lähevad, et ikkagi need, kes panustavad langusele, loodavad, et see nii läheb ka, sest fundamentaalis ju pilt on selline. Kui me vaatame fonde, siis fondid on ikkagi jälle pikas positsioonis, et nemad panustavad tõusule, nii et tegelikult on selline 50-50, et kummale poole siis soja hind liigub. Ja kui ma mainisin, et Brasiilia on ju suur riik, et kui ühelt poolt siis koristatakse, siis teisalt jälle hakatakse kohe külvama ja kuna Lõuna-Ameerika põllumees ikkagi on nii-öelda kasumit teeniv, siis soja on neile kasumlik ja praegu nähakse ka, et ikkagi hektarid, mida nüüd uut soja võidakse siis külvata, on kas enam-vähem sama või isegi mõningates prognoosides nähakse, et see võib olla isegi 2% suurem. Nii et võime öelda, et ikkagi Brasiilia põllumees on nii-öelda soja usku ja soja kasvatab. Ja muidugi sellest tuules saame edasi minna siis kohe nagu rapsi juurde, et ega rapsi hind on ju ka üles läinud ja sama volatiilne olnud nagu ka siis soja. Vahepeal läheme siin 10-15 eurot üles, siis järgmisel päeval jälle on 10 eurot kukkumist ja see volatiilsus on nüüd nii-öelda nendes futuurides tagasi, nii nagu ka nafta hind. Ja viimastel andmetel on tulnud ka siis rapsi külvi informatsioon või esimesed siis prognoosid, et kui palju siis Euroopa on külvanud talirapsi ja siin saab öelda, et need
paremad hinnad ka eelmisel aastal tegelikult olid ju kõvad hinnad rapsil ja ka selle aasta nagu väljavaade on pannud põllumehi külvama ja nähakse, et selline 7% on Euroopas siis külvatud rapsi rohkem. Eelkõige jälle need võtmeriigid, need suured riigid, Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola, et seal on külvatud rohkem ja see annab mõju kindlasti ka siis Euroopa rapsile. Samal ajal on meil ka tarbimine ja pressimine kasvanud, nii et selles mõttes jälle huvitavad arengud meil siin Euroopas ka. Jah, selle pressimisega seoses on ju see ka, et biodiisel täna, kui diisel läheb ülesse või õli läheb ülesse, siis see on ka üks koht nii-öelda, mis siis mõjub meie nii-öelda rapsi hindadele. Ja kui me võtame veel siia Läti-Leedu, et Leetu on tehtud ka veel siia pressimist juurde, et väga palju nüüd ei saagi eksportida. Leedus on vähem rapsi tegelikult külvatud ja kui surve on nii-öelda kohalikul turul, tahetakse pressida, siis see hoiab ka nii-öelda hinnad siseturul kõrgemal. Aga meil ka Eestis tegelikult ju... No see on meil aastaid niimoodi olnud. On samamoodi, et kui me õnnestume, siis me saame eksportida, aga väga palju ikkagi me ise tarbime siin Eestis ka ära. Nii et rapsi matif on ka väga kõikuv, aga üldiselt me oleme tegelikult ju hindades väga heal kohal, et ikkagi hinnad muuga seal 460-470 juures on kõikunud USA-gist. Aga nüüd selle turgude jutu kokkuvõtteks tegelikult võib öelda ju seda, et nagu me oleme näinud, siis hinnad on väga volatiilsed, eriti võib-olla rapsil, teraviljal võib-olla vähem. Samas fundamentaalsed näitajad väga palju muutunud ei ole ja hinnatõusuks põhjust ei anna, seega kui nüüd see Lähis-Ida kriis seal peaks oma lõpu saama tänaste tingimuste juures, siis kukuvad hinnad üsna kiiresti tagasi, kas nüüd ju päris samal tasemel, aga kindlasti kukuvad allapoole. Ja nii kaua, kui kestavad siis need praegused poliitilis-sõjalised mõjud, siis see annab siis põllumehele tegelikult võimaluse müüa oma saaki siis, ütleme siis natukene kõrgema hinnaga, kui ta muidu oleks antud hetkel. Ja kindlasti selle peale peab kaaluma, et täna praegu turg ka just avanes mul siin ekraanil ja vaatangi, et mai matif on juba alla 205, 204,75 ja detsembri matif 217,75. Need väike vajumine on, ma ei taha öelda, et on mingi stabiilsus tekkinud, aga ikkagi me näeme, et ees on pilt punane ja rapsi matif, eile muidugi tahaks üles, kuna läksid ka teised õlikultuurid üles, et on ka siin natukene tagasi andnud, et mai matif on siis rapsil 575 ja novembri matif 492, et samamoodi siin 2 eurot allapoole vajunud sulgemisest. Nii et see näitab tegelikult ikkagi, et kui mingid uusi uudiseid peale ei tule, siis ikkagi nii-öelda see fundamentaal mängib. Jah, see mängib rohkem, mis muidugi tähendab täna seda, et iga uus päev on uus päev ja me ei tea, mida see tegelikult hindadele toob. Nii et peab olema ikkagi praktiliselt igapäevaselt näppudega seal juures. Aga lähme siit siis meie põllumees Tootsi juurde ka, et eelmine kord, kui ma siin viljainfot tegin, siis me tegelikult põllumees Tootsi fikseerimistega alustasime, panime seal lukku nisu ja rapsi ja nüüd tegelikult võiksime jätkata ka, aga mis sa siin arvad, et mismoodi võiksime Tootsiga jätkata? No ikka mina arvan küll, et praegu peaks ikkagi järgmise käigu tegema. Et arvasime ka siin, et vaatame, kuidas tänased hinnatasemed tulevad, et paneme lukku, me ei tea, milline stsenaarium läheb käiku, eks ole. Et hetkel veel hoiab hinda, et mina paneksin nüüd järgmise sammu täna lukku. Ma ei tea, mis sa arvasid? Jaa, ma ise mõtlesin ka, et vaataks, mis see täna on, et nüüd eile natukene tegelikult ka ju tuli alla, kui me räägime nisust just, on ju. Ja täna ka hetkel, et kell on küll vähe, et vaata, mis ta siin päeva peale teeb, et ma selle pealt otsustaks, kui ta siin, ütleme, väga suur kukkumist ei ole, siis panekski midagi lukku ära. Ja korra oli üks mõte veel, et teeksime väikese sellise valemi fikseeringu põllumees Tootsile ja paneksime üles börsile ühe orderi. Et seda me tegelikult oleme arutanud ka, et võiksime seda teha ja nüüd ongi, et tegelikult väga palju põllumehed küsivad, et kas on mõtet teha või mitte teha ja ausalt öelda langeval turul
ma hetkel isegi olen täiesti kahtleval seisukohal, et kas on seda mõtet teha, mis sa arvad? Jah, et eks alati tekib selline küsimus küll, aga ega volatiilsust ühtepidi nagu ei ole ju kuhugi kadunud, et mingite väikeste portsudega on mõistlik niimoodi teha ja püüda need mõned eurod, mis börsi peal siis kõiguvad, sealt see võit nagu. Ja kui on nagu nii lähiajal ju nii-öelda huvi müüa, siis on see üks lisavõimalus kindlasti seda teha. Ja Tootsil mina teeksin väikese rapsivalemilepingu ja teeksin ka nisule ja panemegi orded üles ja vaatame, kui palju me saame ja kas saame siis sellest börsi liikumisest ikkagi veel lisa võtta. Et ma ei näe ka, et nüüd kõikumine oleks siin, ma ei tea, 25 või 30 eurot, eks ole, nii suur ei ole, aga päeva jooksul me oleme näinud eriti siin rapsi puhul ikkagi sellist 5 eurost hüpet teinekord, et ja me ise kui kogu aeg ka selle arvuti ees ei istu, nii et ja turg töötab ju praktiliselt kogu aeg, nii et selles mõttes tasuks ikkagi teha, et ma ei tea, teeme siis 25 rapsilepingut valemiga ja ma ei tea, 100 tonni siis nisu või mida sina näed? Jah, et rapsi meil väga palju siin ei ole ka või me ei saa väga palju fikseerida siin ette. Et võib-olla jah, rapsiga teeks sellise väikese nii-öelda harjutuse, aga nisu puhul tõesti 100. Ja praegu, kui ma vaatan, et detsembri matif on seal kuskil 218 juures, et ma ise arvaks selline orderi võiks panna sellise 223 juurde, et selline 5 eurot ülesse poole ja paneme ta siis nii-öelda nädalaks ajaks töösse, et vaatame, mis ta siin siis teeb. Ja rapsi puhul praegusel hetkel vaatame ka, et 493, 494 on see nii-öelda novembri osa, et paneme sinna ka, aga mis sa rapsi puhul arvad, et mis me seda nii-öelda orderiks võiksime panna, et mis taset püüda? No näiteks 498 ma arvan, et võiks isegi olla võib-olla reaalne. Et vaatame, et ega siin on ka niimoodi, et ega kui näiteks võlikultuurid lähevad üles ja nafta läheb edasi üles, see võib kiskuda veel rapsi ülesse poole, et paneme ta sisse. Muidugi me peame kokku leppima ka selle, et näiteks kui ikkagi kas või see detsembri matifki ikkagi alla tuleb, et siis me paneme ikkagi kinni ära. Et ärme lase tal nagu pikalt olla, et me tahame nagu nii fikseerida, eks ole, ja kui siin paari päeva jooksul midagi orderiga ei lähe käiku või börs nii palju ei tõuse. Või tuugu alla poole veel, on ju. Siis jälgime seda, et okei, et paneme näiteks seal 215 juures ikkagi lukku ära, et me allapoole ka lase. Ja, aga siin jälgimist lähipäevadel on, et teeme niimoodi, paneme selle asja töösse praegu ja vaatame siis järgmine kord, et kuidas meil sellega läks. Ja kindlasti seda kindlasti räägime, nii et kuulake, jälgige, helistage meile. Ja, aga kohtumiseni. Kohtumiseni!